Tervist! Minu nimi on Fred Kruusberg. Oleme tulnud täna siia Tavid aktsiaseltsi, et Tavid on siis ettevõte, mis tegeleb valuutavahetusega ja väärismetallide müügiga. Et väärismetallidest siis eelkõige kuld ja hõbe. Ise töötan siis väärismetallide ja valuutadiilerina ehk siis igapäevaselt tegelen valuutavahetustehingute ja väärismetallide müügiga. Aga võime siit lähemalt vaadata juba tahvli poole ja eelkõige oleme siis täna kogunenud, et rääkida natuke siis valuutavahetusest ja sellisest valuutast nagu euro. Et euro on siis Euroopa Liidu ühisraha, mis on siis kasutusel 20 riigis Euroopa Liidu 27 riigist. Ja loodud on siis euro 1999. aastal. Esimesed 3 aastat oli siis tegemist institutsioonide vahelise ehk siis keskpankade vahelise digitaalvaluutaga, mida kasutasid siis eelkõige asutused. Ja siis alates aastast 2002, 1. jaanuarist võeti euro kasutusele ka siis paberrahana ja müntidena, ehk siis hakati seda kasutama ka igapäevatehingutes. Et praegu on, nagu ma ütlesin, euroala siis 20 riiki, mida on siit kaardilt ka näha, et ütleme kõige suuremad Euroopa majandused kasutavad eurot: Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia. Et näeme, et kogu Baltikum kasutab samamoodi eurot siis igapäevatehingutes. Euroalas on olemas ka selliseid riike, mis on siis natuke väiksemad, niinimetatud mikroriigid, et nemad siis kasutavad eurot siis Euroopa Liiduga kokkuleppel, see Monaco, Andorra, Vatikan. Ja siis Euroopa Liidu sees on olemas ka selliseid riike, mis eurot ei kasuta. Ehk siis näideteks on Rootsi, Poola, Tšehhi, Ungari, Rumeenia. Ja siis Ühendkuningriik on siis kunagi olnud Euroopa Liidus, eurot ei ole kunagi kasutanud. Nüüd Ühendkuningriik siis teadupoolest Euroopa Liidust väljus ja siiamaani siis kasutab oma kohalikku valuutat. Euro kohta siis veel nii palju, et tegemist on siis maailma kaubeldavuselt suuruselt siis teise valuutaga, et enim kaubeldakse maailmas USA dollariga, ehk siis kaubavahetus riikide ettevõtete vahel toimub eelkõige dollaris. Euro on siis teisel kohal, 3. kohal on Jaapani jeen ja siis 4. kohal on Inglise nael. Et need on siis sellised peamised valuutad, millega kaubeldakse. Eurokupüüridest siis, mis meil hetkel käibel on siis kõigile tuttavad 5, 10, 20, 50 eurot ja siis võib-olla mõnele vähem tuttavad 100, 200 ja 500 eurot. Et 500 eurosega on nüüd sedasi, et see on küll kehtiv rahasedel, rahatäht, aga seda enam juurde ei trükita. Ehk siis need 500-sed, mis on olemas, need maksevahendina kehtivad, nendega saab maksta, aga juurde siis 500-sed enam ei trükita. Ja siis Eesti ise on läinud eurole üle aastal 2011 ja siis enne seda oli kasutusel Eestis rahvusvaluuta, ehk siis oli kasutusel Eesti kroon. Ja siin on mõned näited siis sellest Eesti krooni pangasedelist, et 2-kroonine, 5, 10, 25 krooni, 50, 100 ja siis 500 Eesti krooni. Ja siis võib-olla lühidalt selle kohta, et miks seda eurot üldse vaja oli või miks see hea ongi peamiseks põhjuseks siis ühises majandusruumis ehk siis Euroopa Liidus lihtsustada kaubavahetust ja muuta see soodsamaks, et siis kaubandust riikide vahel stimuleerida, lihtsustada, et majandus saaks kiiremini kasvada. Ehk siis lihtsam on asju ajada niimoodi, et kui mina tahan näiteks Saksamaalt midagi osta, et siis ei ole niimoodi, et mul on Eesti kroon
Saksamaal on Saksa mark ja siis me peame selleks, et omavahel mingisugust tehingut teha, et me peame siis selle valuuta konverteerima. See võtab aega, reeglina kaasneb sellega ka kulu, valuutavahetuse kulu. Ja et kui meil mõlemal on kasutusel euro, et siis see muudab kõik kiiremaks ja lihtsamaks. Ja loomulikult, et kui te ise reisite kuskil, et siis seda on samamoodi tunda, et kui ma lähen Prantsusmaale, Hispaaniasse, et siis ma selle peale ei pea mõtlema, et peaks valuutat vahetama, et mul on suhteliselt lihtne siis enda eurodega seal nagu hakkama saada. Et mis need, ütleme, riskikohad või negatiivsed kohad sellise ühisvaluuta puhul võivad olla, on see, et see võib olla natuke sellisem keerulisem teema, aga ütleme, kui riik rahvusvaluutast siis loobub mingisuguse suurema valuuta kasuks, et siis natukene kaob see riigi iseseisev võime kontrollida oma rahandust kaob nagu ära. Et mul ei ole võimalik kontrollida, kui palju seda valuutat siis ringluses on, et need hoovad kaovad ära ja siis tegelikult ma sõltun hästi palju siis sellest keskpangast, mis selle ühisvaluuta on välja andnud. Teisisõnu, kui meil oleks Eestis kroon siiani, siis me saaksime siin kohalikult otsustada, et kui meil majandus kasvab näiteks liiga kiiresti, siis hinnad tõusevad liiga kiiresti, siis riigil oleks hoovad selleks, et siis seda rahamassi või raha hulka ringluses vähendada, see jahutaks natuke majandust maha ja vastupidi, et kui meil majandus seisaks paigal, et siis saaks raha mõistlikkuse piires juurde trükkida, et siis majandust nagu elavdada. Et kui meil on ühisvaluuta, siis me kohalikult siin sellist otsust teha ei saa, et seda teeb siis Euroopa Keskpank. Nii, aga rääkisin siin natukene valuutadest, mis on siis enim kaubeldavad. Vaatame siin näiteks on üks näide USA dollarist. See on siis 100 kupüür Jaapani jeenist. On 10 000, 5000, 1000 sellised huvitavad kupüürid. Ja nüüd võib-olla ütleks ka seda, et need nullid nüüd, et siin sellel nimiväärtusel ehk nominaalväärtusel taga, et nad otseselt seda valuuta siis väärtust ei määra, et ütleme, need nullid on sinna tekkinud selliste rahanduslike protsesside käigus. Ja noh, ma siin võingi näiteks tuua näite, et see on Austraalia dollar, 50, et euros on selle väärtus circa 30 eurot. Siis kui ma võtan selle sama 10 000 Jaapani jeeni, siis 10 000 tundub nagu suur number, aga tegelikult euro väärtus, mis peegeldab siis reaalset ostujõudu, on umbes 60 eurot. Ja noh, võib-olla siin selline veel ekstreemsem näide, et 500 000 Vietnami dongi, et kui juba 2 sellist kupüüri saada, siis võib mingite mööndustega pidada ennast miljonäriks, aga siis tegelikult see 500 000 dongi on väärt umbes 18 eurot. Ja siis ütleme praktilise poole pealt võib-olla räägikski seda natuke, et kui ma nüüd välisriiki lähen, et mida siis silmas pidada valuuta vahetusel ja kuidas siis üldse arvutada näiteks valuuta kursse või õigemini isegi mitte kursse, vaid kui mina tahan minna näiteks välisriiki reisile ja mul on teatud summa eurosid, mille ma tahan siis vahetada välisvaluutaks, et kuidas siis seda teha, et kuidas sellest kursist aru saada. Et võime võtta näiteks sellise riigi nagu siis Ühendkuningriik, kus on kasutusel siis Inglise nael ja kui mul on näiteks 100 eurot, mille ma tahaksin siis vahetada Inglise naelaks, siis ma peaksin võtma Inglise naela kursi, millega siis valuutavahetaja müüb Inglise naela. Praegu on siis selleks kursiks
vaatame spikrist 0,8399. See siis tähistab seda, et 1 euro eest, kurss tähistab seda, et 1 euro eest ma saan 0,8399 naela. Ja nüüd, et teada saada näiteks, kui palju ma 100 euro eest seda valuutat saan, tuleb siis teha see korrutustehe, mis on siis suhteliselt lihtne, et korrutame 100-ga, saame siis 83,99 ja siis nüüd tuleb arvestada 2 asjaoluga, et valuuta vahetusel ehk siis ükskõik kus te vahetate, võib lisanduda ühekordne teenustasu tehingule, mis näiteks meie puhul on siis 3 eurot. Et siit tuleks siis see 3 eurot veel maha arvestada ja tuleks arvestada ka sellega, et siis kupüüre, mida valuuta vahetaja saab väljastada, on siis ainult teatud väärtusega, ehk siis naela puhul on see siis 5, 10, 20 ja 50. Ehk siis sellest summast, et kuna mul 85-ks siin 100 euro sees seda 100 nagu ei jätku, et siis peaksingi arvestama sellega, et saan 80 naela ja kui ma võtan siis selle 80 naela ja vaatan, kui palju ma pidin selle eest eurosid andma, siis ma saan euro summaks 98,25 selle kursi järgi, mis tähendab seda, et 100 euro eest saan 80 naela, pidin andma nii palju ja saan tagasi siis 1 euro ja 75 senti. Siia juurde tuli siis ka 3 eurot valuutavahetusteenustasu. Ja siis teisipidi nüüd, kui meil on olemas välisvaluuta, kui me näiteks oleme käinud kuskil Rootsis klassiekskursioonil, meil on olemas 1000 Rootsi krooni. Rootsi krooni tähis on siis sekk. Vaatame siis, milline see Rootsi kroon ka välja näeb. Et selline ta on, 1000 Rootsi krooni. Ja siis Rootsi krooni ostukurss on siis 11,6285. Ja see number siis tähistab seda, et selleks, et saada 1 eurot, mul oleks vaja anda valuutavahetele 11 sekki ja siis 0,6285. Et teeme läbi selle jagamistehte, siin oleks siis tarvis Rootsi krooni summa jagada selle numbriga ja siis sellest me saame sellise ilusa ümmarguse numbri nagu 86 ja siis ütleme, et kui ma valuutavahetuses seda tehingut teen, et siit tuleb 3 eurot, tuleb seda valuutavahetusteenustasu maha, ehk siis tegelikult kui ma tulen seda 1000 Rootsi krooniga, siis lõpuks jääb meil 83 eurot, mis ma siis kätte saan. Et kui olete ise kuskil valuutat vahetamas, siis tasuks meeles pidada selline lihtne rusikareegel, et kui te olete ostmas valuutat eurode eest, siis mida suurem on kursinumber, seda soodsam siis teie jaoks. Ja kui me vahetame siis välisvaluutat eurode vastu, mis tähistab seda, et kui mitu välisvaluutaühikut mul oleks vaja anda selleks, et saada 1 euro, et siis selle puhul oleks hea jälgida, et mida
väiksem see number, seda parem siis. Aga lõpetuseks võimegi siis pilgu peale visata Euroopa Liidu riikidele, mis siiani ei ole euroga liitunud, et näeme siit Bulgaaria, Tšehhi, Taani, Ungari, Poola, Rumeenia, Rootsi. Mõne selle riigi puhul on siis kohaliku valuuta kurss seotud fikseeritud tasemel euroga, mõne puhul on tegemist siis vabalt ujuva kursiga. Mõni riik siis plaanib euroga liituda, näiteks Bulgaaria puhul näeme, et plaanitakse euroga liituda 1. jaanuarist 2025 ja mõni riik praeguse seisuga siis euroga liituda ei plaanigi. Vot. Aga aitäh, et kuulasite. Ma loodan, et sellest infost on kasu ja et õppisite täna midagi uut. Ilusat tunni jätku!